Temo. Meil on hea meel Rimiga olla siin väljakul külas ja üle 10 aasta juba Eesti jalgpallurit toetada. Oleme täna tulnud siia selleks, et Tšehhi-Eesti mängu eel veidiks aega maha võtta ja rääkida, mida panna jalgpallimängu suubiste lauale. Enne veel, kui me tutvustan, mis meil selle laua peal on, siis teeme väikse ennustusmängu. Kommenteeri Facebookis selle video alla, mis võiks olla Eesti-Tšehhi mängu lõppskoor ja kõige õigesti vastanute vahel toosime välja selle autogrammidega palli. Aga Sander, kas ka sinu autogramm on siin palli peal või? On ikka. Suurepärane. Temo, aga tutvusta siis palun, mis sa meile siia kaasa oled võtnud? Jaa, oleme võtnud kaasa erinevaid määrdeid, osad on nagu Rimi enda tehtud ja osad on teiste tootjate omad. Siis on ka erinevad sinki ja natuke ka juurikaid ja mõnusaid krõbuskeid, mida tippida meie Rimi kastmete sisse. Ja lisaks teeme siis veel hästi kiire lihtsa omapoolse suubiste, ehk siis keerame melonikuubikud Serrano singi sisse ja paneme kamistust peale väiksed maasikad. Väga meeldib. Aga Sander, mis on sinu sellised suubiste laua eelistused, kui jalgpalli vaatad? No siit ma võtaks kindlasti piinamarjad, seda hummust määriks leiva peale. Ja me oleme võtnud leiva asemel täna kaasa endale sellised riisikalettid. Mis on küll tervislikum? Maasikaid, küüslagu leivad võib-olla jätaks vahele. Okei. Pähklid kindlasti läheksid hästi. Kas küüslagu leivad nagu üldse ei kuulu jalgpalluri toidulauale või? No, eks vahel ikka võib, aga pigem eelistaksid värsket kraami, ma arvan. No. Ma annan siit kubikult saad asetada nagu täpselt selle Serrano peale ja siis lõikame vahelt nagu liibuga läbi ja siis keerame ringi. Aga mis sa, Sander, ise arvad, mis siis Eesti-Tšehhi mängu skooriks võiks tulla? No skoor võiks olla meie võit, ma arvan, 1-0, et arvestades, et eelmine mäng nendega meil kõige paremini teatud põhjustel ei õnnestunud, siis arvan, seekord me oleme paremini valmis. Kes siis võiksid olla Eesti potentsiaalsed väravlööjad? No ma arvan, et Aniar või Sapinen ikka ühe ära lööb. No, selge. Ja siis niimoodi lähevad maasikad siia peale, lükkame tikuga läbi ja siis võime asetada sinna lõikelaua peale, mis on see sinu juures. Ja siis põhimõtteliselt ongi meie ülilihtne suubiste ka valmis. Nii, aga tõstame sinna peale välja ja see ongi väga hästi juba. Ja ongi meie lihtne Eesti-Tšehhi mängu suubiste valmis saanud. Aitäh, Sander, et meid külla kutsusid. Aitäh, Temo, et tulid. Ja kui sinagi soovid oma Eesti-Tšehhi mängu jaoks seda lihtsalt suubistet valmistada, saad kogu selle suubiste valiku ühe kliki vajutusega e-poe ostukorvi lisada ja Tšehhi-Eesti mängu nautida.